Tere kallid vaatajad ja me oleme jõudnud siis Lootuse küla õppeprogrammiga teise vihiku juurde. Ja teise vihiku nimi on Uus elu ja ma usun, et eks uus elu on see eesmärk, mille jaoks iga inimene on ju Lootuse külla tulnud. Iga inimene, kes tuleb Lootuse külla, ta on väsinud sellest vanast elust. Uue elu õppematerjal kestab Lootuse külas kuskil 2,5 kuni 3 kuud. Uue elu õppematerjali sisu on see, et saada ülevaade sellest, mis asi on sõltuvus. Õppida tundma seda sõltuvust, sellepärast et ma ütlen sulle ausalt, see sõltuvus nagu iseloomult on alati ühesugune. Seal ei ole mitte midagi uut, mida see sõltuvus võiks tekitada. Ja sellepärast on väga tähtis ka õppida seda sõltuvust tundma. Ja need õppematerjalid, need õppetunnid annavad kogu sihukese reaalse ülevaate sellest, et milline see sõltuvus tegelikult on olnud. Me teame seda, et sõltuvusel on 2 sihukest suuremat aspekti. Esiteks on see, et on olemas füüsiline sõltuvus ja teiseks on see, et on olemas vaimne sõltuvus. Tänases õppetunnis me räägimegi seda, millised on keemilise sõltuvuse 2 aspekti. Ja esiteks on siis füüsiline sõltuvus. Ja füüsiline sõltuvus on, võib öelda, et selle jäämäe, kui sa võtad, et see sõltuvus on üks jäämägi, nagu see, mis uputas ka selle Titanicu, siis võib öelda, et see füüsiline sõltuvus on selle jäämäe tipp, ehk ta on 10% sellest sõltuvusest. Füüsiline sõltuvus on see, mida me igaüks näeme, füüsiline sõltuvus on see, mida me igaüks saame katsuda. Sõltuvus, nii alkoholi kui narkootikumide sõltuvus, kõige rohkem, mida ta on mõjutanud, on muidugi mõjutanud inimese närvisüsteemi. Ja mulle endale meenuvad igasugused lood, kui ma olen kokaiini tarvitanud, siis ma lihtsalt olen olnud öö läbi näiteks kuskil üleval ja mul on olnud täielikult paranoiad ja täielikult hirmud ja asjad. Ja teinekord ma mäletan, et kui hästi palju seda kokaiini tõmbasid, siis ma võisin öö läbi lihtsalt ühte ukselinki nii-öelda jälgida, sellepärast et olid lihtsalt reaalsed paranoiad, et nüüd kohe politsei või keegi tuleb. Üks mees vaatas ukse sellest silmast välja, et kedagi ei tule ja teine mees jälgis öö läbi seda ukselinki ja sa võid ette kujutada, mida see kõik sellele närvisüsteemile on teinud. Teine sihukene suur asi, mida see alkohol ja narkootikumite inimese ihule teevad, on see, et muidugi ta rikub inimese maksa ja inimese seedimise. Ja eriti ka alkohol ja eriti ka amfetamiin on ju siuksed asjad, mida inimene tarvitab enesele sisse ja see kõik läheb siia maksa, see kõik läheb siia seedimisse ja see hävitab inimese ihu niimoodi samm haaval. Füüsiline sõltuvus on siukene ka väga-väga salakaval. Sellepärast, et inimene on siukene huvitav loodu, et ta nagu harjub kõikide asjadega ära. Ma mäletan, kui ma esimest korda 14-aastaselt tarvitasin fentanüüli, siis ma mäletan, et minu jaoks oli see nagu ühe mürgi võtmine. Ma natukene võtsin seda ja ma ooksendasin 5 või 4 tundi lihtsalt kogu aeg ooksendasin. Ma mõtlesin, ma ei taha enam seda kunagi. Aga tead, aeg läks edasi, võtsin veel ühe korra, võtsin järgmine kord ja lõpuks see sai nagu normaalseks minu enda ihu osaks. Teeme nii, et vaheta see kaamera peakaameraks siia. Ahah, okei. Sa nagu emotsionaalselt räägid, siis nagu hea. See on nagu lähemal kaamera, jah? Ja, see võtab rinnaplaani, et siis nagu... Kas ma lähen sealt lihtsalt oma jutuga edasi, kus ma jäin? Jah, okei. Et füüsiline sõltuvus on niisugune salakaval asi tegelikult ja nagu me rääkisime, et inimese ihu harjub selle aine tarvitamisega. Ja tead, mis juhtub selle sõltuvuse ajal, on see, et inimese ihu tegelikult hakkab eelistama seda ainet isegi tervislikule toidule. Ja see on see, kui sõltlane ärkab hommikul ülesse ja selle asemel, et isegi midagi süüa või midagi nagu tervislikku midagi toituda, inimese ihu esimese asjana tahab saada kas seda alkoholi või ta tahab seda narkootikume. Nii et inimese ihu nagu programmeerub ümber, nagu muutub hoopis teistsuguseks, ta hakkab teistmoodi käituma, sest et miks? Sellepärast, et sa oled nii palju nagu uputanud iseenesest kõige selle alkoholi ja narkootikumide sisse.
nii et me näeme seda väga selgelt, mismoodi see sõltuvus, see füüsiline sõltuvus, mis on, me näeme seda väga selgelt, et see on nagu nähtav inimestele. See on nagu, mida igaüks nagu tunneb, seda haisu või seda, mismoodi inimese ihu ja kõik nagu hävineb. Aga miks siis ometi, et need inimesed, kes on nagu sõltuvuses aastaid ja aastaid, kes saavad kaineks, kes nagu väljuvad sellest sõltuvusest, ta on juba näiteks 10 päeva või midagi on sellest füüsilisest sõltuvusest nagu vabaks saanud, on ju. Aga miks ta hakkab siis uuesti jälle tarvitama? Et tal peaks ju olema meeles see, kui rasked on need võõrutused, kui vastik oli see pohmell ja kõik need asjad. Aga inimene saab nagu füüsiliselt korda, ütleme 30 päeva või 10 päeva läheb mööda ja järsku ta mõtleb, et kuule, ma lähen uuesti tarvitama. Et mis on nagu selle asja taga? Et vaimne sõltuvus, mis on selle asja taga, on tegelikult selle juur. Nii et inimene võib saada füüsiliselt terveks, aga kui inimene ei saa vaimselt terveks, siis seal ei toimu ka mingisugust muutust. Ja seesama siis see vaimne sõltuvus nii-öelda on see, kus inimene on siis sõltuvuses sellest tundest, mida see alkohol või narkootikum annab. 10% see, millest on inimene sõltuvus, on füüsiline ja see on see, mis on ihu on sõltuvuses, aga 90% on vaimne ja see on see, et inimene on sõltuvuses sellest tundest, mida see aine tekitab. Ehk ta ei ole niivõrd sõltuvuses nii-öelda sellest ainest iseendast, aga ta on sellest nii-öelda vene keeles öeldakse selle kohta prihood, et sa tarvitad ära ja siis ja tuleb siukene õnnejudin nii-öelda, et siukene eufooriline laks nagu nii-öelda ja kõik sinu mured ja kõik sinu valud ja kõik asjad nagu kaovad ära. Ja vot nüüd sellest asjast nagu vabaneda, et sellest asjast vabaks saada, selleks sa vajad midagi teistsugust lähenemist, selleks sa vajad Jumala sekkumist enda ellu, selleks sa vajad tegeleda enda mõtetega, selleks sa vajad tegeleda, kuidas sa suunad oma tundeid ja asju, et sa jääks selle asja lõksu. Ja selle jaoks on meil Lootuse külas välja töötatud ja kuidas me inimesi aitame, kõik need programmid ja abiprogrammid. Me peame aru saama, milline see sõltuvus on, sest kui me ise saame reaalsuses aru, kuidas ta tegelikult on lõhkunud meie elu, siis me oskame ka selle vastu võidelda. Et kui me arvame, et ta on ikka meie sõber ja tegelikult polnudki ju nii hull ja midagi, siis me oleme selle pettuse küüsis nii kaua, kuni me lõpuks ära sureme. Sõltuvusel on veel teisedki 2 aspekti. Ja need teised 2 aspekti on see, et inimene on algselt sotsiaalsel tasandil, kui ta hakkab tarvitama. Keegi narkoman ega alkohoolik ei ole kunagi unistanud, et temast saab alkohoolik või narkoman. Ta ei ole kunagi käinud mingi suure siukse sildiga ringi, tead, minust saab alkohoolik või narkoman. Enamjaolt inimesed saavad sõltlaseks just eksperimenteerimise kaudu. Mina mäletan, kui mina võisin olla kuskil 20-aastane, ma tarvitasin igasuguseid erinevaid aineid, aga mul ei olnud kunagi siukest lähedast kokkupuudet heroiiniga. Ja seal oli mingisugune teema, kus meie siis sõbrad käisid seal kuskil Hollandis saamas kokku diileritega ja nad siis tegid nendele diileritele röövi ehk võtsid nende kraami ära. Ja nad muidugi arvasid, et seal on siis kokaiin ja tõid selle suure kohvri Eestisse. Ja kui see kohver siia Eestisse jõudis, siis tuli välja, et see on tegelikult hoopis heroiin ja keegi ei teadnud, mida selle heroiiniga teha. Ja niimoodi sattuski minu kätte ka üks suurem hunnik seda heroiini ja ma olin just enda elus ükses madal seisus ja ma muudkui tarvitasin seda. Ma ei teadnud, mis on heroiini kogused ega mitte midagi. Ma olin harjunud tõmbama kokaiini tarvitama ja ma lihtsalt tarvitasin seda heroiini mitu nädalat. See oli minu elu esimene siukene tugevam kokkupuude heroiiniga. Ja muidugi siis hiljem see heroiini sõltuvus vahetus siis fentanüüli sõltuvusse, mille sees ma siis 5 aastat olin. Nii et paljud inimesed ka kunagi ei ole lootnud või mõelnud, et nendest peaks saama mingisugune sõltlane. Aga just tänu sellele eksperimenteerimisele, tänu nendele valudele ja raskustele, et mismoodi põgeneda nagu sellest sõltuvusest, on inimestest saanud sõltlased. Inimene, kes on sotsiaalsel tasandil sõltlasena, ta hakkab siukest asju mõistma, et kuule, see aine, nii-öelda alkohol või narkootikum, on midagi sellist, mis alati töötab. See on tal esimene arusaam. Vau, ma leidsin endale mingisuguse asja, mis alati töötab. Ta alati tõstis minu tuju. Ta oli siukene kindel nii-öelda abimees.
Teiseks, mis sotsiaalsel tasandil üks vale, mida inimene enda jaoks võtab, on see, et ta mõtleb, et kuule, seda saab kontrollida. Ma saan kontrollida seda, et kui laksu all ma olen, sellega, kui palju ma seda alkoholi või narkootikume tarvitan. Ja inimene, kes on sotsiaalsel tasandil, ta just nende kahe punktiga nagu liigub enda elus edasi. On inimesi, kes ei liigu sellelt sotsiaalselt tasandilt edasi. Aga väga paljud inimesed on need, kes sealt sotsiaalselt tasandilt ka liiguvad edasi ja kellest ka saavad sõltlased. Ja inimene, kes on juba sõltuvuse tasandil, tema põhimõtteliselt vaatab seda, et kas see aine, kas see alkohol või narkootikum on seal, kuhu ma lähen. Kui ta näiteks teab, et seal peol ei ole nii piisavalt alkoholi või narkootikume, siis ta otsustab üldse mitte sellele peole minna. Tema see sõltuvus hakkab kontrollima seda, kus kohas ta käib ja see on kõik iseloomulik just juba nendele inimestele, kes on ka sõltlased. Ta hakkab ette planeerima juba tarvitamist. Näiteks esmaspäeval läheb tööle ja tema mõtted on juba selle peal, kuidas ma saan reedel hakata jälle uuesti tarvitama. Nii et seal on väga õrn nagu jää selle sotsiaalse tasandi ja sõltlase tasandi vahel. Aga need inimesed, kes juba liiguvad edasi sõltlase tasandile, siis tegelikult nende elus hakkavad juba ilmnema igasugused suuremad raskused ja probleemid. Nad ei jõua enam tööle, see sõltuvus hävitab nende lähedastega suhted ja asjad ja sa näed reaalselt, mismoodi see inimene tegelikult vaevleb selle sõltuvuse käes. Mind on väga palju aidanud üks arusaam ka sõltuvusest ühe joonise abil, kus tegelikult inimene, kes on sõltuvuse tasemel, liigub kogu aeg kahe surma vahel. Siin üleval ma panen pluss, siin all on miinus ja see, mis siin jookseb, selle nimi on aeg. Ja inimene, kes tarvitab mingisuguseid aineid, et see pluss, siin on ka tuju, et ta tõstab enda tuju, all on siis see miinus, see on niisugune masendus. Ja inimene, kes tarvitab kõvasti juba, siis ta lööb ennast mingisugusest ainest täiesti pilve ja see võib olla väga-väga lähedal see, et ta sureb üledoosi tõttu. Aga ta jäi kuidagi ellu, aga siis tuleb tema kätte reaalsus, see, kuhu ta on oma eluga jõudnud ja see viib teda sügavasse masendusse ja peaaegu ta on juba plaaninud ka enesetappu. Ja ühtlasi need inimesed, kes on sõltuvuse tasandil, nad käivad niimoodi kogu aeg üles-alla. Et nad on kogu aeg kahe selle surma vahel. Ja kogu see aeg, kui nad on selles sõltuvuses. Ja see on ka miks nii paljud inimesed, kes on sõltuvuses, on ka surnud. Kas siis selle üledoosi tõttu või sügav masendus, enesetapp, meelega mingisugused autoõnnetused, enesetapud kuskile alla hüppanud ja kõik need asjad. Nii et inimene, kes on juba selle sõltuvuse tasandil, ta käib nende kahe selle paralleeli vahel ja lihtsalt aja raames, et millal võib see viimane nii-öelda õnnetus või asi juhtuda. Nii et meil tuleb lihtsalt igal hommikul endale meelde tuletada ka sõltlastena seda, et kus kohas me tegelikult tulnud oleme ja milline on tegelikult meie minevik olnud. Et me ei tee seda lihtsalt üheks ilusaks peoks või midagi, aga me näeme reaalselt seda, mismoodi ta on hävitanud meie ihu, meie füüsilist seisundit ja ka mismoodi ta on hävitanud meie enda mina ehk meie enda vaimset seisundit. Nii et kallis vaata, ma lihtsalt soovin sulle kogu südamest, et las see õppetund anda ka sulle ühe arusaamise, selge arusaamise sellest, et kui ohtlik on tegelikult see sõltuvus ja mismoodi selle asemel, et ta meie sõber, on meie enda elusid hävitanud.